Tere tulemast Unimaki töökotta. Minu nimi on Tom Škosensk ja seekord paneme taas käed külge. Kas olete kunagi kuulnud väljendit French Cleat? See on lihtne ja tõhus süsteem erinevate esemete seinale riputamiseks. Kiilukujuline haakumine võimaldab lihtsat paigaldust ja sama lihtsat demonteerimist, mistõttu kasutatakse seda süsteemi mitte ainult mööbli püsivaks riputamiseks, vaid ka paneelidel tööriistade, seadmete ja tarvikute muutuvaks riputamiseks, just töökojas. Unimaki valikus leiate mitmeid tööstuslikult toodetud riputuspaneele, näiteks legendaarse Marsi perforeeritud seinakonksudega, mida saab vastavalt vajadusele paljudesse avadesse kinnitada. Plaatides on veel võtmeaugu kujulised avad alternatiivseks riputusviisiks, näiteks kruvide või vastavalt puidukruvide peade abil. Kasutus on seega väga mitmekülgne ja spetsiaalsed konksud või pigem naelad on ideaalsed teatud tüüpi tööriistade ja seadmete riputamiseks. Laad paigaldatakse seinale. Teine tüüp on riputuspaneel, mis on mõeldud tööpinna külge kinnitamiseks. See koosneb 2 plaaditüübist ja 2 riiulist. Üks plaatidest on ühilduv Suter 1.0 kinnitussüsteemiga, mille avade vahe on 38 mm. Teine plaat on mõeldud hoiukastide riputamiseks. Kuid nagu meie tehnikahuvilised ütleme, ei ole riputussüsteem see, mis kõigile meeldiks. Ja seetõttu mõistis Unimaks, kui otsustasin töökoja täiendada oma tehtud paneeliga, kasutades just French Cleat süsteemi. Erinevaid elemente saate valmistada täpselt oma soovide järgi ja igal ajal lisada sobiva riiuli, kasti või hoidiku. Mida selleks vajate? Vajate vineerplaati MDS või näiteks Osprey. Kasutasin plaati, mille paksus on 12 mm. Kui teil pole töökojas palju ruumi, võite selle kohe seinale kinnitada ja jätkata paigaldamist vertikaalasetis. Nüüd on vaja valmistada liist, mille üks serv on lõigatud 45-kraadise nurga all ja need kinnitatakse plaadile korrapäraste vahedega. Valisin vahekauguseks 150 mm. Vahede järgimiseks on hea lattide asukoht plaadile. Joonistada. Liiste saab lõigata lauasael, kus esmalt lõikate vastava laiusega ribad ja seejärel lõikate need tikuti läbi, kui ketas on kallutatud 45-kraadise nurga alla, mille tulemusena tekib kohe 2 liistu. See meetod on kiire, sest kõigepealt teete kõik ristilõiked ja seejärel kõik kaldlõiked korraga. Teine võimalus on kasutada sukelsaagi koos juhtsinniga. Sel juhul on vaja vaheldumisi teha ristilõikeid ja kaldlõikeid, kuid saa seadistamine erinevatesse asenditesse on lihtne ja kiire. Ja minu jaoks oli see sobiv ettekääne, et testida Triton TETS 1400 sukelsaagi. Tellisin sellele juurde 15-100 mm pikkuse juhtsiini, näete seda minu taga, kuid võite valida ka ruumisäästlikuma variandi, mis koosneb 2 ainult 700 mm pikast siinis, mis tarnitakse paarina koos vastavate ühenduselementidega. Lühikesed siinis on kompaktsemad ja üksikult praktilisemad ristlõigete jaoks. Saag ei ole kõige kergem, kaaludes 5,4 kg, kuid arvestades, et see on mõeldud lõikamiseks juhtsiiniga, millel see liigub libisevatel pindadel, ei ole see nii suur probleem. Läbilõige 54 mm on antud lõikamiseks sinni abil, mis võtab mõned millimeetrid ära, seega maksimaalse lõikesügavuse saavutamiseks. Juhtige saagi otse töödeldava detaili peal, siis jõuate kuni 60 mm. Sellisel juhul saate saagi juhtida mööda mingit siini või lisavarustuses oleva paralleelihiku abil mööda töödeldava detaili sirget serva. Juhtsiini kinnitamiseks töödeldava detaili külge kasutatakse klambreid, mis on ühilduvad ka teiste tootjate juhtsiinidega. Näiteks need on Makitel juhtsiini klambrid ja need sobivad. Triton pakub oma siinile ka ühekätiseid libisevaid klambreid. Kitsast töödeldavat detaili pooleks lõikamine ei ole just sobiv ülesanne suvistussääle, kuid kitsaste liistude järkjärguline lõikamine suurest plaadist on sellele justkui loodud. Esmalt on see mõeldud plaatmaterjali vormistamiseks, kus on lihtsam käsitseda väikest saagi kui suurt töödeldavat detaili. Tänu täiuslikult sirgele siini abil saate sellega ka materjali ebatasaste servadega hööveldada ja paralleelse lõike saab seejärel teha lauasääl, paralleelihiku abil. Ja nagu saagide nimetus viitab, on see mõeldud ka materjali pinnale süvistuslõigete tegemiseks. Erinevalt tavalisest käsitsi ringsaest, mida me tavaliselt nimetame muhvliks, on sellel eelisena ketta väljatõmbamine eelnevalt määratud sügavusele ja selle automaatne tagasitõmbamine katte sisse. Tänu sellele saame saagi turvaliselt lauale asetada. Kettas väljub ainult pärast lukustuse vabastamist. Katte märgised näitavad, kui kaugele ulatub täielikult väljatõmmatud kettas. Võrreldes muhvliga on saepuru eemaldamine tõhusam, kuna kettas on palju paremini kaetud. Sael on ka eellõike funktsioon, kus ketas ulatub vaid umbes 2 mm juhtsiini tasemest allapoole.
Selle seadistusega lõikate puhtalt läbi tooriku pealmise kihi, nii et järgmisel sügaval lõikel ei teki nii suurt materjali lahtitulekut. Trick on kees. 1400 ei lõika loomulikult ainult risti, vaid ka nurga all, vahemikus -1 kuni +48 kraadi. Kahjuks ei ole sellel kõige tavalisemate nurkade jaoks piire ja ka äärmised asendid või skaala ei ole täiesti täpsed, seega tõeliselt täpse seadistuse jaoks on vaja kasutada nurdikut. Mainimist väärib veel pöörlemiskiiruse reguleerimine vahemikus 2 kuni 5000 pööret minutis, mis võimaldab seadistada sobiva kerka perifeerse kiirusega materjalidele, mis muidu täispööretel põleksid või sulaksid. Aga tagasi töö juurde. Mul on liistud lõigatud, seega puurin kruvide jaoks augud ette, ideaalis koos süistustega. Kruvid ei ole mõeldud niivõrd liistude kinnitamiseks plaadile, vaid pigem nende fikseerimiseks liimimise ajal. Ja pärast liimi kuivamist on võimalik hakata riiuleid, kaste ja hoideid üles riputama. Millised te valmistate ja kuhu need paigutate, on ainult teie otsustada. Paneel koos French Cleat süsteemiga võimaldab teil kohandada üksikuid elemente ja kogu paneeli täpselt vastavalt oma vajadustele. See muudab selle ideaalseks täienduseks tööstuslikult toodetud süsteemidele. Igal neist on oma eelised ja korralikus töökojas. Kasutate ära kõik. Pidage ka meeles, et vertikaalsed hoiuruumid on palju ülevaatlikumad. Ja mis peamine, seinal olevad asjad. Ei sega siis maapinnal ega laual. Mul oli taas rõõm ja kui teilegi meeldis, siis palun andke meile like ja tellige meie kanal. Kui klõpsate lisaks ka kellukesele, saate esimesena teada igast uuest Unimaxi töökoja videost. Tervitame ka teie asjalikke kommentaare või küsimusi. Kõigi toodete lingid leiate nagu tavaliselt video all kirjelduses. Ja ootan juba põnevusega teiega järgmises videos kohtumist.